Tere, mina olen Kristiina. Tere, mina olen Triin. Täna on väljas ilus vihmane päev, aga meil siin toas on põnev, sellepärast et meieni on jõudnud uus ühistuleht. Ja me hakkame vaatama, mis siin kirjas on. Ühistuleht on väljaanne taiplikule lugejale. Midagi kohe kukkus, ma vaatan, mis on kukkus. Ja kukkuski siit üks voldik. Ehitame Eestit. Tartu Hoiulaenu ühistu energiahoiuse voldik on siin. Et kes tahab oma raha kasvama panna, siis energiahoius Tartu Hoiulaenu ühistus võimaldab saada 5,5% hoiuse pealt, pluss siis dividendimakseid siis, kui tuleb energia tootmine lahti läheb. Aga nüüd lähme lehe juurde. Aga räägime täna lehest, et see on siis selline perioodiline väljaanne, ühistuleht, mille tiraaž on tänaseks 200 000. Paljudele tuleb see postkasti üks kord kvartalis. Esmaspäeval ta siis ka ennast ilmutas. Järgmine ilmutis tuleb siis septembris 2017. Ja siin on sellised päris huvitavaid ja põnevaid teemasid, et paljud on puhkusele küll läinud, aga teemad ikkagi tulevad ja teemad on põnevad, et mind kõnetasid siin nagu mitmed teemad, aga kõigepealt ma, Triin, tahaksin küsida sinu käest, et oled sa lehe läbi lugenud juba? Olen lugenud. Täna on reede, et sinuni vist ka jõudis esmaspäeval, et on mingi teema, mis sind nagu kõnetas? No jah, mind kõnetas kindlasti artikkel Naiselik naine on ema ja perenaine. No ma olen kuulnud, et seda artiklit on jagatud ka paljudes teistsugustes kanalites, nagu, et paljudes foorumites on see nagu ka päevakajane teema. Aga mis mulle selles artiklis meeldib, et siin autor on võrrelnud praeguse aja naisi ja naisi 30 aastat tagasi. Et mulle väga võrdlused meeldivad. Ja ma olen ise ka tegelikult mõelnud või mõtlen väga tihti seda, et minu vanaemad ja üldse meie esiemad tegelikult, nad olid palju võimsamad naised, nad oskasid palju rohkem teha kui näiteks mina. Ma pidevalt mõtlen alaväärsena, et mina neid asju ei oska. No mis nad oskasid teha? Oskasid rohkem? No nad oskasid väga palju teha. Käsitööd oskasid teha. Nad olid võimsamad, neil ei olnud mingit, ma ei tea, nad tegutsesid, tegid väga palju ära, kõik käsitsi pesti pesud, kõik sellised asjad hästi käsitsi. Ja praegu me teeme ju neid asju tegelikult masinatega. Aga sellest hoolimata me ei ole saanud aega juurde endale. Et see oli ka ühes artiklis tegelikult, et me ei ole vaba aega juurde saanud, kuigi elu on edasi arenenud. Igasugused masinad on tulnud. Aga sellest hoolimata inimesel ei ole vaba aega. Noh, tegelikult ongi, et kõik tahavad ainult tööl käia, tööd teha, rabada. Mitte tegelikult ei taha, vaid see on vajadus. No see on vajadus. Teistmoodi ei ole võimalik, et siin on, ühesõnaga see viib mind kohe siis Harri Raudvere artiklini. Ja ma tsiteeringi siit praegu, et täna näeme, et vaatamata teaduse ja tehnika üüratule arengule pole inimene saanud endale juurde vaba aega isiklikuks ja selle läbi ka ühiskondlikuks ja inimkondlikuks arenguks. Et just see, ja ka see, et mida rohkem sa tegelikult teenid raha, seda rohkem sa pead selle ära andma, sest riik võtab sult järjest kõrgemat maksu. Ja lõpuks ongi nii, et sa teenid raha, sa töötad, sul ei ole aega. Sa käidki tööl käimise pärast ainult. Ja sul ei ole aega isegi oma lapsi kasvatada. Lapsed viid hommikul hoidu, sellepärast, et minna tööle. Ja õhtul oled väsinud. Õhtul sul ei olegi enam aega väärtustada neid tegevusi võib-olla, nagu me enne rääkisime seda, et teha seda käsitööd või et minna lapsega jalutama. Selline rahulikkus on täiesti kadunud. Ja sellest tulevad ka rahutud lapsed tänapäeva ühesõnaga, sest et nendest hoolitsevad, ütleme, kolmandad isikud täna, et seda vanaema kapitaligi on täna raske leida, sest et ka vanaemad töötavad nagu hommikust õhtuni ja su ainuke võimalus, emana ma tean, mida ma täna räägin, et su ainuke võimalus ongi täna lastehoid või lasteaed või naabri naine, kes võib-olla see isik, kes seal siis täna sinu lapsest askeldab, et ta ei ole sinu lapse jaoks, ütleme, see veresugulane võib-olla, ta ei tea võib-olla sinu lapse jaoks neid kõige parimaid ja paremaid vajadusi, nagu mida sinu laps vajab. Ja su laps kasvabki lihtsalt vaikselt. Et tegelikult orjanduslik kord ei ole tegelikult kuskile kadunud. Vaata, me räägime, et mingi vabadus on või nii, et tegelikult ei ole vabadus, et me oleme tegelikult väga aheldatud. Siin majandusest ja majanduse kasvust rääkides, ma ei ole sellest kunagi aru saanud, kuidas see majanduse osas kasvab, et minu arust ta ei kasva, mis kasvavad on laenud tegelikult ja rahaväärtus langeb, et siin on Märt Riineri artiklis on üks väga huvitav pilt ühest vanast rublast. Ühesõnaga ühe rublane siin selle 1 rubla eest
sai tegelikult 50 ajalehte, 20 pirukat, 6 pätsi leiba. Selle eest sai 25 väikest saiakest, 4 kilo piletit ja 5 korda juuksuris käia. Nii, aga praegu on see 1 rubla siis 0,00065 eurot. Ühesõnaga, no, hästi vähe, sellest ei saagi midagi. 39 senti vist maksab kohuke. ma ei isegi ei oska mõelda, mida võiks 1 sendi eest, 1 euro sendi eest nagu täna saada. Sellest ei saa mitte midagi. Ma ütlen, isegi väike kohuke maksab juba mingi 34 senti või nii. Et ei saa nagu midagi, et see raha väärtus on lihtsalt nii palju langenud. Aga mis sulle endale siis kõige rohkem meeldis? No, kõige südamelähedasem naisele on ikkagi see naiselik naine on ema ja perenaine, nagu täpselt seesama artikkel, millest me siin rääkisime, et mulle endale jäi siin meelde nagu selline, lugesin selle mõttega läbi ja kõlama jäi nagu, ütleme, hinges jäi võib-olla see lause, et naise egoistlik soov on ikkagi saada lapsi nagu, et see säilib täna meies ja see on, aga seda nagu lükkavad alla need teised asjad, näiteks nagu siis see, et minust peab saama ärinaine ja minust peab saama keegi kõrgepalgaline juht ja mul ei ole aega nende laste jaoks ja selle pere jaoks, et see kuidagi jäi kõlama see hinges, et see naise egoistlik soov nagu, et see naise ego tegelikult on see. Ja see on õigustatud egoistlik soov, selles mõttes, et see on nagu loomulik soov, et kui inimene elab kooskõlas loodusega, et tähendab, siis on see täitsa loomulik, et tal selline soov tekib, et see peabki tekkima, et kui ei teki, siis on midagi valesti. Et kuidagi see jäi kõlama. Just nimelt. Aga ka palju huvitavat, nagu ütleme, siin on uusi vekslipartnereid lisandunud, et ja siin on muidugi, mis jäi silma. Meie vekslirong täieneb siin nagu jah, siin on reklaamirong on siin on igasugused põnevad kuulutused, väga päevakajalised, näiteks kes soovib maasikaid tellida, need otse koju saada Tartu piirkonnas, siis Rutt Pärlin. Eesti maasikad on need kindlasti. Jah, need on Tartu lähedal põllu pealt, ma ise olen aastaid tellinud tema käest. Siis nii. Mis meil siin on? No siin on igasugused põnevad kuulutused, näiteks kursijahilossi kuulutused, kes mõtleb, mida suvel teha, kuhu minna. Et siis on Jõgevamaal on kursijahiloss. Seal on restoran, seal saab süüa, seal saab ööbida, seal saab üritusi korraldada. Ja tema on ka vekslipartner. Jah, siin ongi kõik. Saab ka vekslites maksta. Kõikide juures saab maksta Eesti vekslitega, kes siin ennast reklaamivad. See on ainult osakene muidugi. Siin on hästi palju igasuguseid kuulutusi. Mis veel on, et kaasliige ehitab uusi kortermaju. Tartus siis Raatuse 73 ja Paju 11, et energiasäästlikud mõistlike lahendustega majad ja mõned ka isegi täitsa eksklusiivsed Raatuse 73, kus siis ütleme pinda palju, katuseterassi palju, et kui keegi ihaldab kesklinna elu eksklusiivsemas ütleme korteris, et siis kuulutused leiab kinnisvaraportaalidest või siis ka ühistust lisainfol siis telefonil 555 94 777. Et liikmed on tegusad, ma vaatan, et kes ehitab maju, kes aitab kaasa suvepäevade korraldamisele, et Tartu Hoiulaine-ühistu suvepäevad siis toimuvad see aasta meil augustikuus. Ja 19. august. Kõik liikmed on oodatud. Ja toimuvad need meil, Triin, sina teed sellest täpsemalt rääkida. Atlamõisas Raplamaal. 19. august. See on siis 2-päevane üritus peaks olema. Ei ole, see on ühepäevane. Okay. Ja siin, mis mulle meeldib ka väga on esilähel, on see vajaduste püramiid. Et mis on inimese jaoks kõige tähtsam, kõigepealt, et kaetud oleksid füsioloogilised ja materiaalsed vajadused, siis turvalisusvajadus, armastus ja kuuluvusvajadus, tunnustusvajadus ja eneseteostusvajadus. Ja tegelikult mulle meeldib väga see seisukoht, et tegelikult riik peaks tegelikult tegelema sellega, et inimesel oleks katus pea kohal ja tegelikult tasuta elekter ja tasuta vesi, et sellist asja ei tohiks mingil juhul olla, et vee ja siis elektriga teeb keegi äri ja teenib selle pealt suuri kasumeid. Ühesõnaga, et mulle
mulle meeldib väga. see kõnetas siin see artikkel siis. No ühesõnaga jah, see püramiid, et see on nii õige asi, nii ongi. Nii, aga kui nüüd keegi on juhtunud nüüd siia meie videokanali peale ja soovib saada seda ühistulehte endale ka postkasti ja kui keegi veel üldse ei teagi, mis asi see ühistuleht on ja sooviks sellest täpsemalt siis teada saada, ehk siis võiks sellest teada anda e-mailidel info@ühistupank.ee on üks võimalus, pöörduda Tartu, Tallinna või Narva kontorisse. See leht käib meil tavaliselt siis otsepostitusena liikmetele, et võtame vastu ka uusi liikmeid, kes siis on huvitatud kõigest sellest ühistegevusest ja ühistegevuse raames toimetamisest, et tuleb sellest teada anda. Tegelikult lehe leiab väga lihtsalt ka nii, et panete Google'isse ühistuleht, siis te saate seda veebis lugeda. Ja või siis Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehele lähete www.ühistupank.ee, sealt võtate siis meedia ja seal all on ühistuleht. Aga me ei ole kadedad, et kontorist saab selle alati kaasa ka haarata, et astub julgelt sisse ja avaldame soovi. Raekoja plats 20 Tartus ja Tallinnas Pärnu maantee 326. Nii see on. Aitäh teile! Ja kõike head! Kõike head!